Tere ja ilusat nädala algust. Pööripäev jõuab meil aina ligemale. 21. detsember on meil pööripäev. Ja pööripäevad on alati hästi-hästi tugeva energiaga, kus see energia võtab, nagu nimigi ütleb, pöörab, eks ole. Ja energia võtab palju nagu intensiivsema ja suurema kuju ja enne seda ja peale seda see energia siis vastavalt kas siis loob ennast või on avatud ja siis vaikselt voolab maha. Et kuna meil siin on see aasta lõpu energiad üleval, meil on detsember, eks ole, nüüd kohe tuleb pööripäev, kus me kogeme aasta kõige pimedamat aega. Ja pimedus on ju see, kus me tegelikult leiame iseennast. Pimedus on see, kus me leiame need kõige sügavamad ja tõelisemad vastused. Ja ilma pimeduseta, ilma varjudeta ei ole valgust. Mõlemad eksisteerivad koos ja seekordne pööripäev ma isiklikult tunnen, et see on tõesti intensiivse energiaga. Sellepärast, et meil lõpeb ära see 9-aastaku tsükkel, millest ma siin olen eelnevalt rääkinud ja räägin ikka veel. Et see transformatiivne aasta, maa-aasta, mis kooris selle vana naha maha, see saab ümber. Ja algab otsast peale, ehk siis number 1 algab meil jälle kus me saame alustada uuesti. Ja selleks ongi vaja vabastada võimalikult palju. Ja see vabastamine ei käi päris nii, et kindlasti mõnede teemadega küll. Aga vabastamine käib nii, kui närvisüsteem saab rahu. Sest mis meil hoiab kinni minevikust, mineviku valust, mineviku teemadest on meie närvisüsteem. Meie mentaalitasand, mis ei oska lasta lahti. Mis hoiab sellest kinni, mis võtab selle kogemuse, tal oli valus ja nüüd see närvisüsteem on seal pinges, hoiab sellest kinni ja ei julge lasta lahti, sest ei tea, mis on selle taga. Puhtalt selle pärast. Ja ma kirjutasin pühapäeval ka postituse maandusest, kui oluline see on. Et see ei ole lihtsalt, et tasakaalustan oma juurtsakrat ja käin looduses puid kallistamas ja panen omale šungiidi kõhu peale, et maandada, et mis see nagu tähendab, eks ole, see ongi närvisüsteemi mahalaadimine, see närvisüsteemi lõõgastamine. Mida lõõgastunum on sinu närvisüsteem, seda kergemini sa saad lahti lasta oma valudest, oma minevikust. Ehk siis see rahutasand, millest ma rääkisin ka eelmise nädala videos, et on vajalik teha rahutasand ja kuidas sa teed rahutasandit, on see, et sa lõõgastad oma närvisüsteemi. Mitte sa ei hakka tuimestama erinevate pidudega, alkoholiga, toiduga, muude tuimestavate tegevustega nagu scrollimine näiteks, eks ole, või suurde seltskonda minemine, kus oma mõtteidki ei kuule, vaid sa tuled täiesti kohale ja sa vaatad sellele ebamugavusele otsa, mis sind piinab. Ja ma veetsin tänase hommiku ka täielikus vaikuses ja ma tean seda, et vaikuses omaenda mõtetega on raske olla. Aga see on meile tohutult vajalik, et närvisüsteem saaks hakata lõõgastuma, saaks hakata tööle, saaks hakata filtreerima, mis sinu sees toimub. Ja vaikselt hakata tegema rahu teadlikkusega, et sina suunad oma närvisüsteemi sinna, et okei on tunda rahu, okei on tunda ennast turvaliselt ja et praeguses hetkes ma võin tunda ennast turvaliselt. See ei pea võtma selle suure sammu ette, et nüüd mu elu ongi turvaline, vaid mul praeguses hetkes on õigus ennast tunda turvaliselt. Väikesed sammud viivad suurte sammudeni, eks ole, ja närvisüsteem ei tulegi toime, kui sa võtad selle suure sammu ette ja jälle on trigger, eks ole, närvisüsteem ei tea, mis toimub, sellepärast on vaja pisikesi samme. Mul on turvaline ja see on juurtsakra tasakaalustamine osaliselt.
Sest juurtsakras on see mina olen, mul on turvaline, ma olen siin praegu, ma olen kohal. Ja kui sa endale läbi hingamise meelde tuletamise hakkad sisestama, mul on turvaline. Ja kui sa ütled endale, mul on turvaline, pane tähele, kus su õlad on, mida su lõug teeb, mida su keel teeb, mida su kaelalihased teevad, mida su hingamine teeb. Kas sa hingad siia poole peale või sa hingad lõdvestunult kõhtu välja. Hakka märkama oma keha ja kui sa hakkad teadlikult lõdvestama, annad sa oma kehale ja oma närvisüsteemile signaali, et on okei lõdvestuda. Läbi selle sa saad tulla rohkem maandusesse, läbi selle on sinu energia väljas vähem pinget, sest no kujutad see ette elektrivoolu, mis on üle pinges, paned sinna näppu vastu, käib siukene kohe sähvatuseks ole seda elektrit. Ja meie närvisüsteem on samamoodi, kui ta on kogu aeg üle pinges, kogu aeg stressis, kogu aeg ma olen valmis, eks ole. Ja tuleb mingisugune pisikene ebaoluline trigger ja sa juba plahvatad. Sinus juba käivad emotsioonid üle, mis iganes, tekivad uuesti need mineviku valud jälle tulevad üles, eks ole. Kas see üldse on vajalik? Või see on lihtsalt selles, et sa oled üle pinges ja on tekkinud täiesti mõttetu trigger ja tekkis sinus reaktiivsus sellest. Et see maanduse tähtsustamine, väärtustamine on üli oluline praegu, sest me oleme lihtsalt nii muutuvas energias. Ma tunnen, et see aasta lõpp siin, see nagu nõuab meilt seda, et sa järjest ja järjest rohkem vabastaksid ja et sa suudaksid järjest ja järjest rohkem vabastada. On vaja, et meie närvisüsteem tuleks sellega toime ja on vaja, et sina annad loa ja selle nii-öelda rohelise tule, et on okei olla rahus, isegi kui on kaos. Ja ma olen siin terve nädalavahetusega tänase hommiku veenuslaste energias istunud ja nad tahavad ikka sellist toetavat sõnumit meile edastada. Rääkisin südametšakrast reedeses videos südametasandist, kui oluline on osata südametasandil vastu võtta seda, mis sinuga toimub, eks ole, läbi filtreerida. See on ka seotud närvisüsteemiga. Et sa ei kao ära sinna kaosesse. Ja ma kirjutasin tegelikult üles ühe teksti. Ma mõtlesin tükk aega, kas ma loen selle ette, aga ma arvan, et ma peaksin lugema, sest see aitab sind. Veenuslased rääkisid mulle kaastundest. Kui eelmine nädal oli teemaks armastus, siis täna nad tõstatasid sellise teema nagu kaastunne. Iseenda vastu, mitte haletsus, mitte selline ohvriroll, et ma vaeseke, vaid kaastunne selles võtmes, et ma annan ruumi enda tunnetele, sest mul on õigus selleks. Mul on õigus tunda kõiki tundeid, tunda kõiki emotsioone. Aga mul ei ole õigus nendega kahjustada ennast ja teisi, rääkides sellest reaktiivsusest, mis näitama siia selle elektripingega tõin, eks ole. Ja selleks, et võimalikult palju vabastada, on vaja teha minevikuga rahu, nagu ma rääkisin. Ja see ei ole lihtsalt, et ma viskan selja taha, vaid see on see otsa vaatamine ja omaks võtmine, aksepteerimine, millest ma olen enne ka rääkinud. Ja kõik need meie, kuidas ma ütlen, meie valud, meie närvisüsteemi selline pingesolek suures plaanis saab alguse lapsepõlvest. Ja kui me reageerime, kui meist tekib reaktiivsus, siis enamus inimesed hakkavadki siis käituma oma haavunud lapse tasandil, oma haavunud selle mineviku mina tasandil, mitte praeguse mina tasandil. Ja sellepärast ongi vaja vaadata tagasi minevikku ja pakkuda enda sellele osale kaastunnet, kes on kogenud valu. Sest ta tahab mitte midagi muud kui ainult märkamist. Ta tegelikult ei otsi lohutust. Ta tegelikult ei otsi, et tema tunnetest teda ümber veendakse ja kuidagi tema emotsiooni pisendatakse. Ta tahab lihtsalt märkamist ja ruumi saada. Seda, et temas on see emotsioon ja see on okei.
Ja mulle tuli selline huvitav lause siis, kui ma häälestasin selle nädala sõnumile, et valu lahkub siis, kui sa ei hoia seda identiteedina. Ehk me loome iseendale oma mineviku kogemustest identiteedi, eriti just nendest valusatest, et ma olen kogenud valu, sellepärast ma olen selline. See inimene tegi mulle haiget, nüüd sellepärast on minu süda lukus ja ma ei taha enam kedagi armastada. No, mustvalged näited, eks ole, et me loome sellest endale identiteedi, ma kogesin nii ja nüüd ma olen selline. Mis tähendab seda, et sa tegelikult annad selle mineviku kogemusele jõu. Tal on ikka veel energia, sest sa annad talle toitu ja ta saab eksisteerida sinu tänases reaalsuses, sest sa oled loonud selle ümber identiteedi, sa oled loonud selle ümber loo, sa kannad seda kaasas ja iga kord, kui mingisugune valu või mingisugune teema üles tuleb, see on justkui nagu sinu vabandus. Ja see mineviku kogemus, see valu saab jälle toitu, sa hoiad seda ikka elus, on ju. Sellest toitmisest, valede kohtade toitmisest, ma mäletan, ma olen mõnes videos veel rääkinud, ma ei oska sulle öelda millistes, aga see on teemaks tulnud. Ehk siis, kui sa võtad ära selle ümbert identiteedi, minuga juhtus see lugu, aga see ei määra, kes ma olen. See, mis on minuga juhtunud, ei määra seda, kes ma olen, vaid ma valin ise, kes ma olen. Ja mul on alati võimalus ja alati see vastutus ja valik mitte samastuda oma mineviku kogemusega, mitte ennast panna samasse patte, mitte luua selle ümber identiteet. Ja tihtipeale, kui inimesed hakkavad oma traumasid ja valusid lahustama, siis tekibki identiteedikriis, enam ei teata, kes nad on ilma selle valuta. Sest see närvisüsteem ja mentaalitasand lihtsalt hoiab niivõrd kõvasti sellest valust kinni. Ta on loonud endale sinna loo, sa oled loonud endale selle järgi enda isiksuse ja seda järsku enam ei ole, kes ma siis olen ilma selle valuta. Sellepärast ongi hästi oluline vaadata oma kogemusi, vaadata oma valusid kõrvalseisjana, nii-öelda välja suumituna, et kas on mõtet võtta iga kogemust ja iga valu enda külge ja enda identiteediks, eks ole. Või see lihtsalt tuleb ja läheb, see on elu. Muidugi me ei saa ära võtta enda emotsioone, me oleme inimesed, me oleme emotsionaalsed olendid. Aga kui sügavuti sa lased minna, kui palju sa lased sellel iseenda üle võimust saada. Ja see, mis ma kirja panin, keskendubki nüüd sellele mineviku sinale, kes on kogenud valu, viha, häbi, mis iganes sellist negatiivset tunnet ja see on jäänud sinule külge ja sa ei suuda sellest siis nii-öelda lahti lasta ja rahu teha. Ma soovitan sul kirja panna see, mida ma kirjutan. Sa saad tagasi kerida, sa saad uuesti kuulata ja see kirja panna see, mida ma sulle ette loen praegu. See on kiri sinule, sinu enda poolt, sinu praegune mina, kogu oma tarkuste ja kogemustega ja oma teadlikkusega, mis sinu praegusel minal on. Ta läheb tagasi selle mineviku mina juurde ja räägib temaga, kes koges valu. Et kui sa seda kirja paned või endale seda ette loed, siis kujuta ette, et see sinu mineviku mina seisab sinu ees ja kuuleb neid sõnu, mida ma sulle ette loen praegu. Ja sa võid seal sõnastust muuta. Ma tegin selle üsna üldiselt, keskendudes valule ja vihale ja hirmule, aga sa võid sinna panna, mis on sinu triggerid, eks ole. Kas sinul on seal hüljatus, kas sinul on seal üksindus, kas sinul on seal ebapiisavus, kas sinul on seal nähtamatuse tunne, mahajäetuse tunne, mis iganes, sa võid selle asendada. Ma panin selle, mis kõnetas mind enim või siis mis nii-öelda mul see tekst läbi tuli. Ja eile, kui ma istusin siis veenuslaste energias ja kanalis, see tekst tuli. Ehk siis ruumi andmine iseenda mineviku minale, kes tunneb valu.
ma näen su valu ja see on okei. Ma ei lohuta sind ega vaigista. Ma ei taha vaigistada su nuttu. Ma ei paku toetavaid sõnu. Ma luban sul nutta. Sest sul on valus. Ma luban sul raevutseda, sest sinus on nii palju alla surutud viha. Ma luban sul olla hirmunud, sest sa oled kogenud sündmusi, mis on hirmutavad. Ja sul on õigus tunda seda, mida sa tunned. Võta see ruum ja aeg, et tunda. Kõik emotsioonid on lubatud. See on inimlik. Mina olen siin, et hoida turvalist ruumi, et su emotsioonid ei kahjustaks sind ennast ega ka teisi. Ja kui su pisarad on nutetud, viha on saanud raevutseda ning hirm on saanud end näidata, loon sulle armastava kohalolu. Sa oled minu poolt armastusega omaks võetud ja aktsepteeritud. Ma valin alati sinu, isegi nende emotsioonidega ja nende kogemustega, mis on sind lõhkunud. Ma annan sinu loole oma südames ruumi ja koha ja näitan sulle, et need mineviku kogemused ei defineeri meid. Me jäime ellu, me saime õppetunni ning oleme edaspidi taolistes olukordades targemad, sest meil on nüüd kogemus olemas ja teadlikkus, mida meil siis veel ei olnud. Enam ei ole vaja hoida ennast madalas, sest ma valisin sind ja koos oleme me võitmatud. Ma armastan sind armastusega ja sinu nimi. Selle kirja sa võid panna endale oma kallisse kohta, oma altarile, oma märkmiku vahele. Kui sa seda aeg-ajalt võib-olla endale meelde tahad tuletada. Ma ise hetkel tunnen, et ma isegi tahaks seda kirja pikemaks kirjutada ja kuidagi neid emotsioone sinna rohkem tuua. Aga see on selline näidis. Ja tunde järgi samamoodi kirjuta, pane siia juurde, võta vähemaks, mis iganes, kuidas sa tunned. Ja kirjuta ja loe see ette oma mineviku minale, nagu ma ütlesin, kes on tundnud valu. Ja kui tema valu saab vabastatud, siis tekib palju rohkem ruumi juurde sinu energia välja. Ja kui sa tunned seda vabanemist, siis sa võid samuti sõnadega öelda, et vabanenud ruumi ma täidan armastuse ja külluse energiaga. Sest see kõik meil hakkab nüüd uuest aastast looma. Ja sa ei pea seda kirja kohe kirjutama täna. Sa võid võtta endale nädala mõtlemisaega, meenutamisaega, tunnetamisaega ja siis pühapäeval, pööripäeval endale see kiri kirjutada. Ja lasta kõik lahti. Mida sa veel pööripäeval võid teha, meil on alles esmaspäev. Aga mida sa siin selle nädalaga võid endaga teha, koguda seda teadlikkust, märkamist ja seda, millest sa tahad lahti lasta. Ehk siis pane kirja kõik, millest sa tahad lahti lasta, mida sa enam oma ellu ei taha. Keskendu seal rohkem läbi iseenda, mitte a la, et ma ei taha enam seda inimest oma ellu või ma ei taha seda tööd enam oma ellu, vaid ma ei taha oma ellu enam või ma lasen vabaks tunded, kus ma ja kogemused, kus ma tunnen ebapiisavust. Ma jätan siia aastasse maha sündmused, mis on hoidnud mind kitsikuses, kus ma ei ole saanud näidata oma kõige potentsiaalikamat valgust. Mis veel? Ma jätan maha valu ja kogemused, mis ei lase minul edasi liikuda, kus ma olen hoidnud ennast hirmu tõttu tagasi, mis iganes. Ehk siis see ei keskendu konkreetselt sündmusele, vaid sellele emotsionaalsele triggerile, mida endast maha jätta. Ja kui sa oled kõik kirja pannud, välja nutnud, sa võid selle panna kirja nii ropusti, kui sa tahad. Öeldakse, et ropendamine ei ole viisakas, eks ole. Aga kui sinu sees on see pagana roppus ja see mustus, lase sellel tulla välja nii, nagu ta tahab välja tulla. Pisaratega, vihaga, tigedusega, roppude sõnadega, virisedes, mis iganes. Pane see kõik sinna paberile kirja. Põleta ära, mata maha, rebi puruks, viska minema. Mingil viisil hävita see kiri. Ja siis kirjuta endale see
armastuskiri, mis ma sulle ette lugesin. Ja võid kirjutada sellise kirjaga oma sisemisele lapsele, et ma alati suunan sisemise lapsega suhtlema, sest sisemine laps on meie võti. Vot nii. Kas mul on siin veel midagi? Ei ole mul siin rohkem kirjas midagi, vaid see teema, kui oluline praegu on lõpetada neid lahtiseid otsi ja valusaid teemasid. Aga ma tõmban siia nädalasse meile kaardid ka, mida see nädal kollektiivselt toob. Mis energiad on meil üleval? Mida me peaksime teadma, mida me võiksime arvesse võtta? Selle nädala sõnum. Mul on tunne, et mingis plaanis tuleb üsna selline väliselt hästi vaikne nädal. Justkui nagu mitte midagi ei toimu, aga sisemaailmas käib selline klotside ümberpaigutamine. Karikate rüütel, väga ilus. Tuleb edasiliikumisega edasiliikumise kaart, karikate 8, mis näitab, aitab küll. Ta on selline aitab küll energia. Natukene raske, natukene kurvameelse energiaga, sellepärast, et ta liigub edasi selle arvelt, et jätab midagi maha. Tema hinges võib olla natukene kahetsust ja natukene kurvameelsust, aga ta liigub tegelikult palju parema tuleviku poole. Ehk siis selleks, et edasi liikuda, on vaja jätta midagi maha. Ja mida sa maha jätta tahad, selle saab panna paberile kirja, nii nagu ma just siin soovitasin, eks ole. Ja mis siin maha jääb, on selline kaartide järgi natukene naiivne, natukene liiga roosade prillidega elamise energia. Et mis siin tahab selgineda, mis siin tahab nagu pinnale tulla, on kuidagi natukene konkreetsem ja struktureeritud energia, selline keisri energia. Mina olen troonil, mina tean, kuidas mulle parem on ja ma teen vastavaid valikuid. Ei lase teistele ennast mõjutada. Jõukaart tuleb ka, mis on selline, kuna ta tuleb peale edasiliikumise kaarti, siis ta sümboliseerib natukene sisemist teadlikkust, sisemist jõudu. Ma tean, mis minuga on toimunud ja ma tean, kuidas ma liigun edasi, sest ma olen oma elu valitseja. Ma olen keiser, ma tean, kuidas minu elus asjad peavad käima. Et see nagu mahajätmine ja otsustamine, et ma nüüd liigun edasi, see annab selle ruumi ja avab sinu silmad, sinu iseenda jõust ja teadlikkusest, kui palju sul tegelikult, kui palju sinus tegelikult on. Ja et sa ei pea sõltuma teistest. No vaata neid pilte. Mis energiad need sinu jaoks on? Üsna keerulised, eks ole. Ja eraku kaart tuleb ka, mis ma ütlesin, keisrinna ja erak. Et selline kuidas ma ütlen, see mahajätmine ja minevikuga rahu tegemine, edasi liikumine tekitab natukene sisemisi pingeid, sisemist võitlust. Ja see on täiesti okei, et tekib sisemine vaidlus iseendaga, sest sa oled pikalt elanud selle valuga, sa oled pikalt elanud ühtemoodi ja kui sa nüüd hakkad ennast ümber veenma, et saab ka teistmoodi, siis see sinu hääl, kes on kogu aeg selle valuga elanud, tema jaoks on mis mõttes, eks ole, et seda enam ei ole. Me oleme kogu aeg niimoodi teinud, et järsku enam ei tee, järsku meil enam ei olegi valus või mis asja. Et see on okei, et tekib selline sisemine dialoog ja sisemine võitlus, sest tasand muutub. Mentaalitasand ja närvisüsteem vajab aega.
et sellest valust lahti lasta ja et harjuda sellega, et valu enam ei ole, see on okei. Anna endale see aeg ja ruum. Ja anna endale, nii tore, et nii keiser kui keisrinna tulevad, anna endale see ruum erakuna, eks ole, et sa saad enda sees toimetada nende tunnetega, mis sul üles tulevad. Keisrinna on see täielik pühalik naisenergia, milles eksisteerides sa saadki lihtsalt olla, iseendaga tegeleda. See pühalik naisenergia on nii meestes kui naistes olemas, pühalik meesenergia samamoodi. Ja selleks, et oma valudega paremini toime tulla, on vaja meil ühenduda oma naisenergiaga, sest naisenergia on ühendatud emotsioonidega ja sügavusega ja alateadvusega. Ja me saame läbi naisenergia need kätte. Läbi meesenergia me viime need mustrid, mis meil alateadvuses on, need viime ellu. Aga selleks, et need mustrid ja valud, mis me alateadvuses on, muuta, meil on vaja ühenduda oma naisenergiaga, minna olemisse, lõõgastusse, närvisüsteemi lõõgastumine, eks ole, kui oluline see on. Kohalolu, oma sügavus, oma alateadvus. Ja selleks, et sinna minna, on vaja enda ümber panna korraks selline müürikene. Kaitsen ennast, olen eraka, eemaldan kõik ebavajalikku, mitte keegi ei tule oma häälega ja oma energiaga segama. Saan rahulikult tegeleda oma probleemidega, et see 9 aastaku tsükkel kokku tõmmata ja uuele võimalikult värskelt vastu minna. Ja see viib edasi väga kiirete liikumisteni. Muredest välja, muredest, ärevusest, nendest rasketest mõõkad 9 emotsioonidest välja. Et see nädal siin loob meile sellist, soodustab iseendaga tegelemist erakuna. Et sügavuti vaadata tagasi, mis on olnud sinu koormad, miks sa oled endale võtnud need koormad, miks sa kannad kaasas neid koormaid. Kõik on iseenda valikute küsimus, on ju. Ja et sa sellise kaariku triumfeeriva jõuga traaviksid edasi, galopeeriksid edasi, sest need energiad on kiired. Ja enam ei ole palju jäänud selles mõttes, et seda raskust enam ei ole palju, sest väga paljud meist on juba selle aasta vältel hästi palju puhastanud, hästi palju transformeerunud. Ja see energia kohe varsti lõpeb ära. See triumf on kohe käes. Nii, viimane kaart. Viimane sõnumikaart Merineitsidelt. Selleks nädalaks meile, mis me peaksime teadma, mida arvesse võtma, mida märkama. Naisenergia tervendamine, rääkisin siin sellest naisenergiasse tulemist, külluse lained ja meesenergia samamoodi. Mida rohkem sa lõõgastud, mida rohkem sa tuled endasse, enda keskmesse, seda paremini saavad sinu mees ja naispool tasakaalustuda. Aga selle esimese sammu peab tegema sinu naisenergia. Et julgeda ja usaldada tulla lõõgastusse, olemisse, usaldusse ja minna sinna alateadvusesse, kus on sinu emotsionaalne sügavus, kus sinu emotsionaalsed triggerid on alguse saanud, kuna esimene kaart, mis ma siin tõmbasin, oli naisenergia tervendamine, siis emaga seotud teemad, eks ole, lapsepõlve teemad. Seal on need meie juured, ja need kajastuvad peegelduvad meie tänases reaalsuses. Nii et tuleb üks sügav nädal, vabastamise nädal, sukeldumise nädal, et minna jõuludele, aastavahetusele vastu
uuenenud tasandina, kuigi mulle tundub, et ega see jõulud ja aastavahetus enamustele väga suur pidu ja pillerkaar ei tule. Energiatasandid on sellised, et tahaks üksi olla, tahaks omaette olla, sest see tasand, energeetiline tasand, mis siin toimetab, on nii suures muutuses. Ja veenuslased veel kord tuletavad meelde, et me oleme olemas igaühe jaoks. Kui sa tunned, siis pöördu nende poole. Nende hääl ei kõla väga sellise konkreetsena ja kui sa alles oled oma jalga spirituaalsesse maailma tõstmas ja avad ennast teistele olenditele ja dimensioonidele, siis esmapilgul ei tulegi neid sõnumeid läbi. Ja esmapilgul sulle tundub, et see mõte, mis sul läbi tuli, ei olegi sõnum, vaid oli su enda mingisugune mõte. Võiski olla, aga see võis olla ka kanaldus. Ja mida rohkem sa annad maailmale märku, et sa oled valmis juhatust vastu võtma ja küsid nii-öelda nõu ja abi, mida me sellise olukorras tegema peaksin. Maailm, palun näita mulle, mis on selles olukorras õige samm. Maailm, palun näita mulle, mis läbi minu täna luua tahab. Maailm, näita mulle, mis on see oluline sõnum, mida ma täna peaksin endale teadvustama. Või maailm, palun näita mulle, mida ma selle nädalaga peaksin peale hakkama, et võimalikult palju oma mineviku karmasid ja valusid vabastada. Näita mulle, kuidas seda teha. Sa võid pöörduda maailma poole, sa võid pöörduda veenuslaste poole, sest nagu nad mulle siin näitavad, et nad on hästi olemas oma armastava energiaga. Nad on ka meistertervendajad ja oma tervenduse praktikates, kui ma teen inimestele valguskanali seansse, ma kasutan veenuslaste energiat. Ja kui ei juhatada teistmoodi. Ja samamoodi sul on õigus ja võimalus kutsuda seesama energia endasse ka. Et sind toetatakse ja et sind aidatakse leidmaks selgust ja tasakaalu. Nad ei tee tööd sinu eest. Nad toetavad seda, millele sa loa annad ja mida sa teha tahad. Kui see on sinu kõrgema hüvangu nimel. Vot nii. Selline sõnum siia nädalasse. Tuli jälle siin pooletunnine video. Tore, kui jaksasid lõpuni kuulata. Tore, kui ma sain sind inspireerida ja anda sulle vajalikke vastuseid, mida võib-olla sinu hing otsis. Sügavat, ägedat valgust täis nädalat sulle. Tšau.